Põhjus, miks ma istun siin vana talumaja juures, on väga lihtne. Suurem osa selle sügise kõige tähtsamast trendidest on ka inspireeritud maaelust. Ja seda on omamoodi isegi naljakas näha, seepärast, et me teame, kus kohas toodetakse moodi. Näiteks New Yorgis, kus on ainult pilvelõhku ja pilvelõhku kinni Manhattani peal. Inspiratsioon on täpselt nagu oleksid meie oma Eesti küladest või oma vabaõhumuuseumist. Ilusad, pehmed, maavillased, suured kampsunid, tokerjad, villamantlid, kõik on niisugune viimistlemata, mõni harutatud serv on kuskil ja see tunne, mis nende riietuses inimesed enda ümber loovad, on ikka loomulik ja südamlik. Et see sügis on tõesti üks hooaeg, mis on praktiline ja mis mõjub nagu enesetundele hästi, mida on seetõttu hea kanda. Aga kui te vaatate nüüd ära selle klippi, siis saate täpsemalt teada, milliseid trende tulemas on. Head vaatamist! Maaelust inspireeritud trendi juures tasub tähele panna just nende pehmete materjalide omavahelist head läbisaamist, nagu näiteks need nunnud, harjatud villakangad ja pehmed kootud pinnad, lopsakad palmikud moodustavad niisuguse hea tuttava perekonna. Samamoodi on siin hästi näha värvikamma looduslähedust, et see kõik ei ole üldse mitte igav ega hall, aga need kirkad värvid on kõik loodusliku algupäraga, nagu näiteks lillatoonid on köögiviljaaiast laenatud baklažaani käest ja oranžikad aktsendid on nagu porgandite pealt maha kirjutatud, juurde natukene punast, mis siis võib olla veinivärvi või moosivärvi ja kindlasti niisugused head Eesti sügistaeva hallid, rahulikud looduslikud pruunid. Näiteks kudumide puhul ei pea ju üldse sugugi olema kõik nad niisugused ülearu värvitud, vaid need lambad ise, kes ainaade peal ringi jalutavad, on ka päris kenad ja ilusti disainitud looduse poolt, et võib lihtsalt nende selle villa ära siis laenata ja teha niisuguse loodusliku pruunikas, hallikas kampsuniga. Meeste puhul selles teemas kindlasti selline sügishall rahulik kamma ongi nagu võtmeks, mida siis saab täiendada erinevate sallidega ja pehme pintsak olla kindlasti sokutada niisugune sooja hoidev kudum. Ja loomulikult täiendada seda kõigest teksaste või siis mingite pehmema vormiga pükstega, et kui juba on pintsak olemas, siis on seda asjalikust piisavalt, et ei ole nende viigipükstega vaja oma elu keeruliseks teha. Militaartrend sellel sügisel on absoluutselt oma iseloomu muutnud. Kui varem oli see militaarmeeleolu niisugune agressiivne ja sõjakas, siis see aasta on ta vastupidi romantiline ja mõtlik ja väga iseloomulik on kokku panna niisugune militaarse iseloomuga mantel või siis jakk ja siis missugune sale, kerge, sihvakas alumine ots, nagu näiteks hästi kitsad nahkpüksid või teksased või ratuusid, siis sinna otsa sõjaväe saapad ja siis selge õlaga ja korrektse joonega elegantne jakk. Üldse need militaarjakid ja mantlid on äärmiselt tänuväärsed asjad garderoobis, saab kombineerida absoluutselt kõigega. Romantiline pitskleit või valangidega bluus on sinna alla ideaalne täiendus, aga samamoodi ka korralik kostüüm või siis hoopis mingisugune kootud asi. Põhimõtteliselt kõigega võib seda koos kanda, nii et see on kindlasti üks väärt investeering sügises. Militaartema koloriidis on kõige tähtsamal kohal must ja hall, mille annab suurepärase aktsendi kärts, kardinali punane. See punane tõesti ei ole nüüd sügisel sugugi mingi köögiviljaaiast pärit toon, aga see erkaktsent on omal kohal ja lisab niisugust pidulikkust ja samas ka jõudu sellesse tervikusse. Ja suurepäraselt sobib teema juurde ka klassikaline tartan ruudumuster igasuguste detailide aktsentide sallidena.
50ndate trend on nüüd maiuspala nendele, kes tahavad moodi, mis oleks tõeliselt ilus ja naiselik. Ja kui nüüd vahepeal on hulk kümnendeid, kus niisugust naiselikku kekutamist nagu väga ei ole soositud, siis praegu võib täie rauaga jälle ilus olemisele pühenduda, huuled punaseks värvida, taljavööga kokku tõmmata, kindad kätte panna ja kübara pähe sättida. Gamma on 50ndate teemas suhteliselt niisugune, võiks öelda tuttav. Keskel kohal on must, valge, hallikad toonid, sekka väga elegantne kaamelibees. Kaamelibees mantel on üks asi, mida võiks härrasmehed proovida, kes tahavad niisugust elitaarset lukki. Ja selline väike pidulikkuse annus tegelikult ei pea tähendama, et need riided kantakse ainult siis, kui on pidu. Et pidulikkust argipäevas tegelikult tõstab enda tuju ja häälestab ennast nagu niisugusele helgemale lainele. Ja 50ndate trendi võtti loomulikult on siis see kurvikas keha ja see rõhutatud talje. Mida suurem on puusa ümbermõõt, seda parem see tulemus on. Et mingil juhul ei vaja selle trendi fännidel trenni minna või ennast kreemikookidest ilma jätta. Seitsmekümnendate teemas on kesksel kohal on teksa ja ütleme nii, et 70ndate lemmikkoloriitel tegelikult pruunikatest toonidest, siis Eestis võiks kindlasti kasutada siniseid toone, sest need on natuke meie inimese jaoks sõbralikumad ja tegelikult 70ndate valik oli ka üsnagi mitmekesine. Võiks proovida erinevaid printe, igasugust ulmelisi mustreid ja niisugust alt laienevat püksisäärt, mis on selles mõttes niisugune vigur, inimsõbralik vigur, mis teeb igahele jalad hästi palju pikemaks ja puusad kitsamaks. Ja loomulikult selle juurde niisugused kootud ülevisked, sallid, igasugused hipilikud vaba vormiga kandekotid ja pisut karusnahk need veste ja kraesid. Ja see sügise viimane teema on tegelikult selle maaeluga väga lähedaselt seotud. See on folk ja igasugused rahvamustrid. Ja ma arvan, et meie inimestest on 9-10 on selle üle rõõmus ja plaksutab käsi, sest üldiselt meil on väga head suhted oma rahvakunstiga. Enamus inimesed mäletavad, mis asi on eegelne ja teavad, kuidas tikkimine käib. Ja väga hästi võib seda trenni kodus ise harrastada, aga võiks võtta ühe asja, mis on selline etniline folgihõnguliselt kirjatud ja panna sinna kõrvale teisi, mis on rahulikumad ja tagasihoidlikumad. Et siis see tasakaal jääb väga hästi paika, kohe on näha, kus on see kõige põnevam koht ja see stiili tulemus õnnestub kõige kergemini. Ja meeste puhul on samamoodi, siis siin on palju niisugust mustrit ja etnilist elementi, aga ütleme, mis lemmikasjad võiksid olla, kellele põdrakamps on niisugune suur Alpi mustrite kampson, see on kindlasti üks kuum trendi asi, aga kellele seda tundub natukene palju, siis võiks algust teha mustrilise, värvilise, suure salliga. Ja sall võiks tõesti enam-vähem iga terviku juures selle natukene niisugust vunki juurde anda, isegi kui on see jakk või pintsak või mantel on nagu maailma kõige igavam, siis üks äge sall sinna juurde ja elu on kohe hoopis ilusam.